Aastal 1905 või 1900. alguses tähendas peaministri amet seda, et kui saabus nädala lõpp, siis peaminister läks oma maakoju, tegeles seal hobustega, ratsutas, mängis golfi, tennist, elas sotsiaalset elu ja üldse tundis ennast jube hästi. Tänapäeval tähendab peaministri amet seda, et igal võimalusel, igal oma vabal hetkel sa püüad ennast kurssi viia asjadega, mida sa veel ei tea. Sa loed nagu segane, kuulad nagu segane ja oled kogu aeg tööl. Miks nii on? Sellest püüame siin täna aru saada. Ja koroona aasta valguses on hea teada numbrit, et keskmiselt langes Eestis palk 18%. Kas palgad tõusevad, töökohad säilivad ja kuidas me edasi töötama hakkame? Sellest räägime tänases paneelis Kärt Kinnasega, kes on personalijuhtimise ühing Paare tegevjuht. Veebist on meiega Ülle Matt Swedbankist, Swedbanki personalijuht. Maris Viirest CV Online'i turundusjuht ja Tuuliki Poom ABB Balti riikide personalijuht. Tere! Kas on siis niimoodi, et 18% langes kõigil või mõnel langes 40% ja teistel langes 10%? No me seda täpselt ei tea ja selles mõttes, et me oleme pidevalt CV Online'is teinud erinevaid küsitlusi ja uuringuid ja ütleme tõesti, et peaaegu et igakuiselt, kui et mitte iga 2 nädala tagant, et uurinud, et mis need trendid siis näitavad ja see 18% langus tuli tõesti nüüd viimase märtsikuus läbi viidud küsitluse käigus esile, et kui me inimeste käest küsisime ka, et mis neid siis nii-öelda tagasi tõmbab ja pidurdab täna ja demotiveerib, et siis oligi see nii-öelda palgateema ikka läbi ja lõhki ja see 18% oli jah siis praegune number, mis esile tuli. See on ka üsna erandlik Eesti seisus, et meil on siin kõik naised, sest nagu me ka eelmisest vestlusest kuulsime, eelmisest ettekandest, siis naised on tegelikult need, kes on jäänud lastega koju. Jah, tõepoolest, me enne seda paneeli ka arutasime oma vahel, et kui palju takistusi siin võib olla koduses keskkonnas, et väiksed segavad faktorid. Ülle, kuidas sul on seal koduses keskkonnas? No töö käib nagu laevaköögis, midagi tegemata ei ole jäänud, et tööd on pigem juurde tulnud ja niisamuti näen ka sama oma kolleegide pealt. Kui paljud kolleegid tunnevad muret sellepärast, et neil jääb töö tegemata, sest et on vaja tegelikult lastega õppida samal ajal? Ja see on kindlasti väga suur väljakutse, et ma kuulsin eelkõnelejat, et kindlasti see kriis näitab meile seda, et meil on vaja muutusi töösuhetes, et ühe hea tööandja võimuses on loomulikult korraldada oma tööd nii, et need lapsevanematest töötajad saaksid teha nii tööd kui korraldada oma isiklikku elu ja õpetada lapsi, aga kõike ei saa ka tööandja lihtsalt ära teha. Et me ikkagi vaatame aeg-ajalt ka sinnapoole, et ka seadus kuidagi toetaks seda, et me saaksime võib-olla võimaldada seda täna, mida meil täna on vaja, et vanemad, kes peavad lapsi õpetama, saaksid seda teha, et kui me oma koolid sulgeme, siis ei piisa ainult tööandja viisakusest selle korraldamisel. No varsti me oleme sealmaal, et tööandjad hakkavad ise organiseerima neid eraõpetajaid töökohtadesse, et ikkagi inimesed saaksid tööl käia. Tööandja ei saa seda kõike vastutust ju endale võtta, et kogu inimese elu algusest lõpuni ära organiseerida, et see vastutus tuleb jaotada, seda ei saa panna ainult tööandjale, see on küll kindel, aga kui Ülle tõi välja, et me vajame seaduse muudatusi või et töösuhted on üleüldse muutunud, sellest on täna olnud palju juttu, siis ma ütleksin, et need on alguse saanud juba tegelikult varem. Need trendid, millest täna on rääkinud, nad on tulnud meile nagu tasapisi ja koroonapandeemia on teinud nagu tõelise töösuhete revolutsiooni. Ja mul on väga hea meel, et Sotsiaalministeeriumi tööelu asekantsler selgelt välja tõi, et meil on üks ajastu lõppenud ja meil on alanud teine ajastu, mis tähendab, et ka seadusandlus peab vastavalt sellele muutuma. Et kui me vaatame OSKA uuringut, mis hiljuti valmis, COVID-i eriuuring, et ka seal toodi välja, et võlaõiguslikke lepinguid on
on tööturul palju rohkem. Meil on palju rohkem neid, kes on iseendale tööandjaid. Meil on inimesi, kes kasutavad uudseid töövorme nagu platvormitöö ja kes esitavad arveid, kes tegutsevad OÜ-na või FIE-na, mis tähendab, et neil tegelikult ju kaovad need sotsiaalsed garantiid, mida täna töölepinguga pakutakse ja see ei ole ainult mõju sellele inimesele, vaid ka laiemalt. Jah, ta kaotab oma puhkuse, ta kaotab teisi garantiisid, aga kui me mõtleme, et ka tööjõumakse jääb ju vähemaks ja see omakorda mõjutab ju meie kõigi Tervisekassa eelarvet, see mõjutab pensionite eelarvet, et sellel on pikaajalised mõjud, ma arvan. Ja sellepärast me vajame neid muutusi töösuhetes ja seadusandluses, ma arvan, päris kiiresti. No samas me oleme aastaid rääkinud Eesti inimestele, et mis te ikka ootate siin, et keegi pakub teile unistuste töökohta, tehke endale ise see töökoht. Ja muidugi, aga seda on võimalik ka niiviisi ju teha, et sotsiaalsed garantiid tulevad sellega kaasa. Täna on seadusandlus selline, et see seab töötaja nõrgemasse positsiooni. Ometigi on võimalik see läbi mõelda ka nii, et see ei kahjustaks inimest. Me nägime seda ju pandeemia ajal, võib-olla just kõige rohkem loomeinimeste näol, kes töötavad palju vabakutselistena, kellel ei ole pikaajalisi töölepinguid, mis tagavad neile näiteks ravikindlustuse või teised sotsiaalsed garantiid. Ja sellised inimesed jäävad hätta ja see on meie kõigi mure tegelikult, mitte ainult nende enda mure. Arvatud on ka seda, et mitte juhuslikult ei räägi siin ainult naised sellest, et missugused hakkavad töösuhted välja kujunema, sest et 10 aasta pärast on kogu maailmas toimunud naisrevolutsioon, kuna naised lihtsalt tahavad rohkem juurde õppida, nad tahavad uusi ameteid õppida, nad on palju rohkem motiveeritud, sest nad peavad oma laste eest hoolt kandma, nad peavad iseseisvad olema, iseseisvus läheb aina olulisemaks. Kuidas te näete ABB-s, Tuuliki, et kas naised tahavad seal soleerida? ABB puhul on võib-olla huvitav see, et 80% töötajaskonnast on meesterahvad. Ma sellepärast suunangi sulle selle küsimuse. Et meil oleks väga hea meel, kui lapsevanemad, riik, koolid aitaksid suunata rohkem tüdrukuid ja tütarlapsi õppima tehnilisi erialasid, et meil oleks rohkem naisinsenere. Naisinsenerid on väga tublid, nutikad ja sama head insenerid nagu meesterahvast insenerid. Et siis kui paljud organisatsioonid pidid muretsema selle pärast, et tuhanded töötajad peavad oma lastega kodus õppima, siis teil mingit muret sellega ei olnud? Loomulikult on meil sellega samasugused suured väljakutsed olnud, et ABB Eesti üksustes töötab ligi 1500 töötajat. Ligi 1000 inimest jäid töötama ikkagi tootmisüksustesse, kes peavad tegema igapäevaselt tööd koha peal. Me ei saa viia koju tootmisliine. Osadel inseneridel me ei saa viia koju laboreid. Kõik, mis vähegi oli võimalik koju transportida, selle me muidugi aitasime koju transportida ja üle 500 inimese ikkagi läks sisuliselt päeva pealt kodukontoritesse tööle. Aga loomulikult oleme me läbilõige ühiskonnast ja samamoodi isad on kodused praegu, aitavad seal omal koolilastel teha koolitükke, väikelaste eest hoolitseda, kellel on koerad, kassid, võib-olla eakamad lähedased, kes vajavad seda hoolt. Et selles mõttes on täpselt samasugused väljakutsed meil ka. Kuidas teil praegu see tasakaal on, et kui palju on kodus ja kui palju on tööl? Väga laias laastus 1000 inimest on töökohal ja 500 inimest on kodudes. Ülle, kuidas teil? 12 kuu jooksul olukord erinev, aga käesoleval hetkel võib-olla on see tipp, et kus maksimaalne arv on kodus, ütleme ka 25%, 30% on tööl ja ülejäänud on kodus. Et tööl on ainult füüsiliselt kohal on siis elutähtsa teenuse pakkujad, kes siis ei saa andmete tõttu seda tööd teha kodust. Ameerikas on töökuulutustes väga sageli välja toodud üks väike Oregoni linn, mille nimi on Remote.
ja tegelikult seal remote kohast peale bensiinijaama mitte midagi ei asu, aga kui teha statistikat, siis jääb mulje, et kõik tahavad sinna õudselt tööle minna. Kuidas Eesti töökulutustes on? Kas inimesed tahavad ka remote töötada? No, ja väga tahavad, ma siin kibelesin, mõtlesin, ma kohe täiendan Tuulikit ka, sellepärast et ikkagi praegusel hetkel on number 1 küsimus inimestel see, et kas see uus tööandja, kes mind hetkel on siin värbamas ja kes võib-olla mind siis tööle võtab, et kas ta ikkagi pakub seda paindlikku töökorraldust või ta ei paku. Et inimesed vaatamata sellele tõesti konarlikule algusele on nüüd harjunud selle kodus nii-öelda kaugtöö võimalusega, et seal on omad hüved, eks ju, et tõesti, nagu ma ütlengi, et nii nagu Üllegi ütles, et sa oled siin tõesti see kokkekeeritaja, eks, et sa teed mitut asja korraga, aga samas sa oled ikkagi oma perega rohkem koos ja oma kodukeskkonnas ja puhkad rohkem võib-olla teatud hetkedel, et seda väga-väga tahetakse ja see protsent, kes tahaks töötada kaugtöö vormis, on üle 80. Ja ma jäin ka meie eelkõnelejad siin kõnelema, kuulama, et kui paljud täna on töötamas kaugtöö vormis, et meie, ma ütleks tõesti viimased 3 küsitlust ja need on selles mõttes suuremahulised, et ikkagi 1000-2000 inimest ühes osaleb. Ehk siis ei ole mul ka nii-öelda põhjust kahelda nende arvamuses või nende sisendis, et on öelnud, et umbes 26% on neid, kes on tõesti nii-öelda kogu aeg füüsiliselt kontoris või ütleme siis kas või tootmishoones, eks ju, kus nad peavad reaalselt kohal olema, aga ülejäänud on ikkagi sellised, kes kas siis kombineerivad seda lahendust enda jaoks või siis on ikkagi nii-öelda reaalselt kodus kogu aeg või siis ma ei tea, maakodus või kus iganes nad siis saavad olla, eks ju, eemal. Et see protsent on väga-väga kõrge ja seetõttu ka see läbipõlemise teema, mis meil siin läbi on juba käinud, et on hästi päevakajaline. Tuuliki, teil on palju inimesi kodudes ja meil on ühed lõbusad slaidid sellest kodutööst ette näidata, et üks slaid on, kus inimesed söövad vastlakuklit. Selgita, mis toimub ja miks te sellise aktsiooni tegite? No põhimõtteliselt nüüd juba üle aasta aja me räägime juhtidele, et leidke oma viis, kuidas oma meeskonnas seda meeskonnatunnet hoida. Püüdke individuaalselt läheneda oma meeskonnaliikmetele, kellel on võib-olla vajadus, kes soovibki, kellel on 3 väikest last ja soovib osakoormusega töötada mingi aja näiteks. Või mis iganes muud need paindlikumad vormid võiksid olla, mis tema meeskonnaliikmetele võiksid sobida. Ja selliselt me olemegi soodustanud, et leidke see oma viis, kuidas seda meeskonnatunnet hoida, et siin nad näiteks teevad oma igahommikusel koosolekul, muuhulgas siis tähistavad ka vastlapäeva, et lihtsalt selline ühekordne väike aktsioon, aga selles mõttes me püüame leida neid viise, kuidas olla küll füüsiliselt igaüks oma kodudes, aga virtuaalselt teha asju koos. Näiteks meil on erinevaid liikumiskampaaniaid, et soodustada regulaarset füüsilist liikumist, et hoida paremini oma vaimset tervist ja ka füüsilist tervist, et selliseid väiksemaid ja suuremaid aktsioone me ikkagi teeme, jah. Minu meelest siit tuli välja üks ülesanne personalijuhtidele, mis pandeemiaga tekkis, et me ei saanud enam suuri meeskondi kokku tuua ja töö hakkas toimuma väikestes tiimides, et rohkem sellist personaliseeritust, paaristööd rohkem, et see oli see kindlasti, millele tuli leida uusi lahendusi, et kuidas sa hoiad seda tiimitunnet, kui sul ühed inimesed on kontoris, ühed on tootmises tööl ja kolmandad on siis kodukontoris, et selliste hübriidmeeskondade juhtimine üleüldse muutus selliseks võib-olla isegi paljudele uueks ülesandeks. Ja minu meelest kaugtööga oli ka see, mis juhtus, et need ettevõtted ja organisatsioonid, kus oli hoiak võib-olla, et see kaugtöö pole meie jaoks või ametikohad, kus öeldi, et sellel ametikohal ei ole kaugtöö võimalik, siis ometigi selgus, et see on võimalik ja need hoiakud muutusid. Ja need organisatsioonid, kus juba nagu natukene tehti varem kaugtööd, nendes hakati palju rohkem läbi mõtlema, kuidas seda kaugtööd teha. Ja meie oma väikese teletootmiskollektiiviga ka olime eelmisel kevadel kõik kodudes ja üks kõige raskemaid asju oli see, mis kadus ära, oli see sünergia, mis tekkis sellel hetkel, kui ei tehtud tööd, vaid niisama kontoris visati nalja. Niisama võeti kohvi, räägiti omavahel juttu. Et meil on üks slaid veel sellest, kus me näeme palju koeri ja teie Tuuliki, sa jälle räägid, mis selle taust on? Et siin on lihtsalt jälle üks meeskond, kuidas nemad on seda nii-öelda mitteformaalset suhtlust hoiavad. Nad iga nädal on neil kokku lepitud virtuaalne kohvipaus.
ja siis seda teevad meil paljud juhid, et neil ongi kokku lepitud mingi aeg, kus nad tööst ei räägi, räägivadki eraelust, räägivadki lemmikloomadest, hobidest, millest iganes, raskustest laste õpetamisel või mis iganes need väljakutsed neil on, aga et tööst ei räägita. Ja mina olen soovitanud osadel juhtidel veel ka seda teha, et kellele ka võib-olla endale pole nii omane seal sellist small talk'i teha, et võib-olla, et kutsun need koosoleku ajad kokku, aga ära ise iga kord osale. Aga et lihtsalt loo neid võimalusi, et töötajad saaks mitteformaalselt rohkem nagu suhelda. Kui sa, Marii, tõid välja, et selline sünergia kadus ajal, kui te pidite kodukontoritesse liikuma, siis sünergial, mis tekib sellises ühistöötamisel, on väga suur osa innovatsiooni tekkimisel tegelikult, uute mõtete vahetamisel, mis tekivad sellistest juhuslikest jutuajamistest. Et kui me tänase konverentsi alguses kuulsime, et meil on innovatsiooni vaja edendada, siis siin tuleb mõelda ka nutikalt, et kuidas ma seda teen, kui mul on hoopis teistsugune töökorraldus nüüd. Et ma ei saa inimesi niiviisi kokku tuua. Ja jällegi on olnud organisatsioonid väga loovad, et kuidas korraldada vestlusi või kohtumisi, kuidas ma oma organisatsiooni edusammudest teada annan, et läbi ekraani inimesed on juba ammu läinud teise tuppa midagi muud tegema või lapsed juba segavad, et korraldatakse selliseid värske õhu kohtumisi, kus igaüks saab tulla tegevjuhi eest läbi käia ja küsida küsimusi näiteks. See on nagu presidendi vastuvõttel teistmoodi. Aga värskes õhus ja distantsi hoides ja kõiki terviseriske maandades. No, kutsume Ülle suurele ekraanile tagasi, et Ülle, te tegite ka igasuguseid asju, et inimestel nagu see meeskonna tunnetus ära ei kaoks. Ja, et eks meil on tegelikult kogu aeg olnud see väljakutse selle kaugtöö puhul, et kuna me töötame väga tihedalt üle 4 riigi, ehk et pool meie töötajatest on nii ehk nii seotud siis tööga üle 4 riigi või 3 riigi, nii et see kaugtöö võib-olla on olnud meile üsna juba mingis mõttes omane ja võib-olla kuidas meeskondi ka tööle panna üle Baltikumi, aga tõesti, kui see reisimine nüüd ära jäi, väga paljudel sellised kohtumised, et siis oli tõesti väljakutse ka, et kuidas seda teha Eestis ja kuidas seda teha ka üle riikide, aga et igasuguseid nutikaid asju, et sama nagu ABB näide, et iga meeskond leiaks siis endale sobiva sellise viisi, kuidas siis meeskonda motiveerida, aga me oleme ka ettevõtte poolt teinud mingisuguseid selliseid üleskutseid just selleks, et inimesi julgustada, kasutamaks ära oma neid inimlikke tugevusi, et võib-olla inimesed on häbenenud neid selliseid, et ma küsin nüüd, kuidas sul läheb või kuidas su perel läheb või rääkida kassidest ja koertest, et minu arust täna on see muutunud juba palju nagu tavapäraseks, harjumuspärasemaks, et eks kuidas me oleme nagu siin julgustanud ka, et kui me räägime, et juhid, hoidke oma töötajate vaimset tervist ja suunake neid liikuma, et need kõndimiskoosolekud, ma arvan, on miskid, millest ma olen ikka kogu aeg unistanud, et me juba sellise tavapärase elu ajal me oleksime võinud teha nagu oma koosolekuid kõndides, värskes õhus väikeste seltskondadega, et siis nüüd on neil näinud nagu need populaarsemaks, et klapid kõrva ja metsa alla, et 2 ühes. Aga siis see virgutusvõimlemine, ma arvan, et kui me räägime kaugtöö ja kodukoha ergonoomikast, et kuidas inimesi liikuma saada, et eeskujuks, et siis selline virgutusvõimlemine, mis oli meil läbi siseveebi iga nädal selline uus programm, humoorikas, et mis kutsus ka vaatama inimesi, et ühelt poolt see tekitab ka sellise hea omavahelise sellised oma nagu koostöötunde, et nüüd me tõuseme kõik ja teeme seda samal ajal, aga ka selline humoorikas ja palju igasuguseid asju. Siin on need ristsõnade lahendamised meeskonnaga ja tunne oma kolleegi Viktoriin, et mul on meie juhtkonna üritusest hea näide, et kui me ei saanud kokku saada ühisel matkal, et ka see tundus ei ole turvaline, et siis tegime selle matka eraldi ja läbi klappide siis tegime ka sellise oma kolleegi tundmise Viktoriini. Et päris vahva, eks me õpime neid asju, ma ütlen ka, et me oleme ikkagi väga vähe kasutanud oma loovust, oleme kasutanud üldiselt ju organisatsioonides ikka neid tavapäraseid ühisüritusi, aga ikka kõik on suunatud kokkusaamisele, aga praegu meil
tuleb oma nutikust rakendada. Ja ma arvan, et eestlased selle aasta jooksul on rabades ja metsades jalutamise totaalselt selgeks saanud. Järgmine aasta meil on uus väljakutse saada selgeks small talk. Et kui on videokonverents ükskõik kellega, siis sa suudad nagu selle aja ära täita ja pärast on huvitav ka ja hea tunne, eks ole. Aga kas inimesed minu meelest küsivadki üksteiselt nüüd palju rohkem, kuidas sul läheb? Need Zoomi koosolekud algavad tavaliselt küsimustega, et kuidas teil läheb? Nüüd küsitakse, kas oled juba vaktsineeritud? Seda ka küsitakse ja loomulikult. Aga mis veel meie erakordne aasta ju välja tõi organisatsioonides, millised on inimeste digioskused? Kas nad tulevad sellega toime, kui me suuname nad äkki kaugtööle niiviisi järsku ühe päevaga ja nad pidid hakkama kasutama tehnoloogiat, mida nad ei olnud varem kasutanud ja sageli ei olnud ka ettevõtetel IT-tuge ju kohe võtta. Et inimesed pidid väga kiirelt omandama uusi oskusi ja see võib-olla tõi ka organisatsioonidesse sellist vajaduspõhist vaadet, et milliseid oskusi meil on vaja inimestele arendada. Ja kui alguses oli, et oi, et ma seda Zoomi vist ei ole proovinud või ei ole Meetsi proovinud, siis nüüd ei ole kellelgi ammu enam mingi probleem ja kõrvaklapid osatakse ka enamasti ühendada arvutiga. Et ei ole seda pool tundi enam ei lähe selle peale, et allo, ma ei kuule sind. Aga eks ikka neid naljakaid olukordi tuleb ikka ette kas või video värbamisel, kui samal ajal on mitu kodukontorit, sul on digikool kõrvaltoas, ehk siis internet on täiesti ülekoormatud ja sul inimene hangub ära ekraanile ja sa tund aega pead intervjuud sellise väga veidras poosis vastaspoolega, siis väga keeruline on muidugi kehakeelt lugeda ja reageeringuid vastustele, aga selliseid olukordi jah, tehnoloogia jällegi tekitab meile. See on natuke lõbus ka või toob kuidagi inimlikkust lähemale, et mul õnnestus just paar päeva tagasi teha üks intervjuu, mis oli päris kriitiline intervjuu, et ma küsin sult kriitilisi küsimusi ja lihtsalt inimesel hakkab koer ulguma. Aga võib-olla see oli harjutatud. Ma tooks näite, kui sagedane on ikkagi see, et sa intervjueerid kedagi ja siis saad aru, et see inimene on otsinud enda jaoks kõige väiksema, kõige vaiksema ruumi. Tihtilugu on see ikkagi vannituba ja ma ikkagi ütleks, et see võib ka WC olla, mida me oleme ka näinud, aga et nad otsivad vaikse ruumi ja siis kuskil sealt taustalt ukse tagant ikkagi kõlab need laste omavaheline siuke catch, vaata, et aga nüüd see on täitsa normaalne, vaata, et tõesti inimesed on nii kohanenud selle päris eluga, ongi päris elu, eks ju. Jaa, aga muidugi on see läbi veebi värbamine väga huvitav ja teistmoodi hoopiski, et kui me ei saa inimesega kokku, me ei tunneta kuidagi, kuidas need energiat liiguvad, et mismoodi te üle olete lahendanud selle? No tegelikult algus oli väga raske, et kuna me kasutasime Skype'i ja Skype ei pidanud ka vastu ju sellist koormust kohe alguses, et me ei saanud ka videot panna sisse, et tegelikult tulid nad ikkagi teha intervjuud läbi telefoni ja siinkohal ainult tunnustus nagu värbajatele, värbamisspetsialistidele, kes ütleme, et empaatia on kindlasti väga arenenud, et eks nad toetasid ka juhte ja õiged valikud said tehtud. Ütleme nii, et selline esimese tööaasta vabatahtlik töövoolavus oli väga madal, mis näitab, et tegelikult otsused tehti ikkagi õigesti ja inimesed elasid sisse. Kas on olemas mingisugused sellised näpunäited, et kuidas see veebi värbamine oleks edukas, et on seal mingid konkreetsed asjad, mida jälgida? Mina võin enda kogemusest rääkida, tõesti Ülle tõi siin näite selle Skype'iga, Skype'i miinus on eks ju see, et pilt on natuke hägune, et sa ei saa väga hästi inimese sellist näomiimikat jälgida, aga on väga palju häid tehnoloogilisi lahendusi, kus sa ikkagi näed väga lähedalt seda inimest ja sul tekib ikkagi see tunne, et ta on reaalselt sinuga ühes ruumis. Ja loomulikult tõesti üks on see, et sul on üks intervjuu, aga mis mina näen täna on see, et tehakse ikkagi väga palju rohkem selliseid süvitsi minevaid intervjuusid, et neid vaheetappe on enam kui oli enne. Võib-olla teistel on teine kogemus, aga jah, et ma näen siin klientide soovil juba, et tahetakse saada see kindlustunne mõlemalt poolelt, et kas me siis matchime oma vahel või ei matchi. Et ei hakka niisama umbes proovima, et proovime natukese ja siis lähed ära, sest et see ümberõpetamine või see
õpetamine on keeruline. Aga nagu Ülle viitas, et selliseid kõnnikoosolekuid on tulnud juurde, siis tegelikult ka on tulnud juurde kõnni värbamisi ehk siis õues, vabas õhus kokkusaamised, kus sa siis saad tegelikult seda inimest näost näkku näha, vahetult suhelda ja võib-olla tekib paremini siis see arusaam kui video vahendusel, kas see inimene sobib minu tiimi või mitte. Ja siin tehakse rohepööre ka kohe ära. No. Inimesed muudkui kõnnivad, üldse autodega ei sõida. Meie ABB samamoodi püüame ikkagi selle lõppkandidaadi korraks sinna kontorisse ka kohale meelitada, et ta näeks, milline see kontorikeskkond, kui see hakkab olema kontoris olev töö. Ja et ta korraks tekiks inimlik kontakt ja füüsiline kontakt ka selle uue juhiga, et kas tekib see hea tunne või ei teki. Et me ikkagi üldjuhul püüame, et kõik need vestlused me teeme virtuaalselt ja me oleme nüüd juba üle aasta aja lisanud selle vestluse kutsesse juhised, kuidas neid tehnilisi vahendeid kasutada ja võimaluse juba ennem seda vestlust rahulikult liituda ja proovida, kas kõik töötab ja meie värbamisspetsialistid väga panustavad selle turvatunde loomisesse, et see läheks kõik sujuvalt ja kandidaat ei pabistaks mingite võimalike tehniliste viperuste pärast seal. Aga jah, et värbamisprotsessis, et me teeme tavapäraselt ikkagi need esmased vestlused, tihtipeale kontrollime erinevate testide abil siis neid tehnilisi oskusi ja võimalusel ikkagi kutsume selle kandidaadi töökohale ka, et tekiks nagu natukene seda tunnetust. Ja kui selles kandidaadid ise ka küsivad, et kas ikka äkki saab kontorisse tulla ja siis nüüd eelmisel nädalal oli ka tore, see on nüüd see vaktsineerimise jutt, et kandidaadid siis ütlevad, et ma olen vaktsineeritud, et juba see, et äkki ikkagi saab kontorisse tulla intervjuule, et see vajadus on kuidagi tunnetada seda keskkonda ja tõesti leida see usaldustunnevad selle tööandja vastu ka, sest minu arust see on suur probleem täna siin tööturul, et inimestel on palju hirme sees ja seda usaldamatust, ebakindlust, et kuidas sa seda murrad, eks ju, läbi selle, et sa reaalselt lööd oma rinna ikkagi lahti ja ütled, et ma olen selline ja sa pead selle ikkagi päris tunde kontakti selle tööandjaga siis leidma. See on nagu Bolti ja Woltiga toitu tellides, et kui sa näed seal internetist, et mingisugune koht on olemas, kus ei ole varem käinud, siis igaks juhuks kontrolli, et ega see ei asu mingis keldriurkas, on ju. Samamoodi seda näha, kus su tööandja asub, missugused võimalused on, et sa saaksid teda usaldada. Kui inimesed kandideerivad, neil on väga palju hirmusid ka. Et meil on üks tabel selle hirmude kohta ka, et Maris, ole hea, siis kommenteeri natukese, et mida inimesed kardavad siis? Ja, no üks, mis on võib-olla esimesena tookski välja, on see, et kuna see COVID on siin tükk aega juba väldanud, et siis on levinud selline mõttemuster, et hetkel tundub ebamõistlik kandideerida, sellepärast et tööturg on lukus, maailm on lukus, Eesti on lukus, et mis ma ikka praegu ennast siis proovile panen, et me oleme seda nüüd hakanud üha rohkem päevast päeva ümber lükkama, et ei ole lukus. Tegelikult on tööpakkumisi rohkem kui kunagi varem praktiliselt, sest me oleme jõudnud samale tasemele tööpakkumiste arvuga, mis me olime enne koroonakriisi. Et jällegi läheb kokku, eks ju, eelkõneleja enne paneeli, et tegelikult tuleb töökohti järjest juurde ja seda sama me näeme ka Lätis ja Leedus, et see on üks asi. Teine, mis on väga suur hirm, on see, et ma ei tea tegelikult, kuhu ma siis ikkagi lähen. Et ma kandideerin küll ja ma panen ennast proovile, aga ma nüüd ei tea sellest ettevõttest. Vaata see sama, et see etapp jääb sul justkui nagu vahele, et sa lähed sinna kontorisse ja siis sa kohtud nende tööandjatega, kolleegidega. Et siis selline teadmatus, et kes mind seal ees ootab, kes see juht on. Ja loomulikult on neid tööandjaid, kes täna ju teevad väga suurt tööd sellega, et nad näitavad ennast, nad filmivad oma seda sisekeskkonda ja juhid annavad intervjuusid, need kõik pannakse juurde sinna töökuulutustele, aga kõik ei tee seda, massiliselt ju ei tehta seda ja selles mõttes jah, et ma ei tea, kuhu ma siis kandideerin, on see üks suur hirm. Kolmas asi, mis on esile tulnud ka nüüd see, et kas ma saan hakkama. Mõnes mõttes võib öelda, et see on kogu aeg inimeste sees olnud, eks ju, selline enesekriitika, et ma ei tea, kas ma kandideerin küll ja ma vaatan, et seal selle CV-s on justkui nagu kõik olemas, aga ma ei tea, kas ma ikkagi nagu sobin ikka 100%, äkki ma ei saa kõigega hakkama. Ja see on nüüd kasvanud tänu sellele, et vaata, kui inimene valitakse välja positsioonile, siis sellele peaks järgnema selline eluterve sisseelatamise etapp. Ehk siis koolitamine, mentor kuskilt ettevõttes seest, kes näitab sulle, et siin on see, tee nii. Ja praegu peljatakse seda, et seda justkui ei ole ja sellega seoses, et ma ei tea, kas ma saan hakkama. Ja 4 kuud katseaega, mul ei ole justkui kaitset ka, vaata, et ma ei saa. Ja siis on loomulikult see palgateema, mis on alati selline läbiv teema, et natuke segaseks jääb, et millised on need palgatingimused sellel uuel töökohal.
et noh, võib-olla tõenäoliselt paljud teavad, et noh, Lätis-Leedus on avalik palk olemas töökuulutuste juures, see on kohustuslik, Eestis seda ei ole ja on tööandjad, kes seda tahavad näidata, aga jällegi, et enamik seda ei taha teha ja sellepärast ongi suur segadus juba kandideerimisprotsessis, et see nii-öelda kõige olulisem asi, see on tõesti 41% inimestest ütlesid, et see on asi, mis neid tõukab kandideerima. Aga see kõige olulisem asi jäetakse sageli kõige lõppu, sest ei juleta küsida ka neid tingimusi ja siis alles lõpusirgel selgub ja sellepärast vaadataksegi, et kui seda palka ei ole seal väljas, et ma siis ei hakka parem siis ka kandideerima. Segane lugu. Et pigem ei. No need on need põhilised. Ja kas see palga küsimus, ma arvan, et võite nõustuda või ümber lükata, aga kas ei ole mitte üks nendest põhjustest, miks me ka Eestis oleme kõige suurema soolise palgalõhega? Et palgad ei ole avalikud ja lihtsalt naised saavadki Euroopas kõige vähem palka meestest. Ma arvan, et seal on väga palju muid põhjuseid. Ka see võib olla üks nendest, et seda on ju põhjalikult uuritud nii Tallinna Ülikoolis kui Tartu Ülikoolis, mis on palgalõhe põhjused, et neid on palju. Alates sellest, et reeglina on naised need, kes lastega koju jäävad ja kuidas käib tööle naasmine peale lapsepuhkust, et kas siis palgad vaadatakse üle või ei vaadata üle, kas tema palk on siis teistest maas või ei ole. No need on kõik aktuaalsed küsimused COVID-i tingimustes, kus me teame, et me läksime 19. sajandisse. No. Kärku. Kas naised üleüldse julgevad küsida sellist palka, mis oleks võrdne meestega? See on ka üks küsimus, et meie naiste eneseteadlikkus ja julgus võiks ka selles osas kasvada, ma arvan. No, minu arust on natuke see palgateema on vähemasti see tagasiside. Me oleme küsinud tööandjate käest, et miks te ei näita, aga mis oleks, kui te näitaksite? Ja vastused on, ma ütleks, üsna ühte auku. Ja mina võtan selle kokku sellega, et Eesti palgapoliitika on natuke nagu Eesti käsitöö. See on hästi loominguline protsess ja sa ei saa justkui välja öelda, et iga toode on ühesugune. Ehk siis need tooted on kõik erinevad ja sellepärast võib ka olla, et sul on konkreetne ettevõte, sul võib olla ühe positsiooni kandjad seal terve rodu, aga neil on erinevad palgad. Sellepärast, et nad on küsinud erinevat palka ja seepärast, et kuidagi kogemuse pealt makstakse erinevalt ja lihtsalt kuidagi kujunenud nii, et igalühel ongi natuke erinev. Ja siis, kui sa nüüd paned töökuulutuse juurde palganumbri, näiteks otsid uut positsiooni, siis need olemasolevad töötajad tunnevad ennast sageli väga halvasti, kui nad näevad, et miks nüüd too Mart saab nüüd nii palju, aga ma teen ju sama tööd, saan nii palju. Ja sellepärast see on üks suur hirm, miks tööandjad ütlevad, et nad ei taha panna. Ma lisaks võib-olla, et ma ise arvan, et palgalõhe peamine põhjus on see, et naisterahvad tihtipeale teevad lihtsalt teistsugust tööd. Nad teevad tihtipeale vähem keerukat tööd. Ja miks on sama ametinimetusega erinevad töötasud, ei ole asi mitte selles, et ühed küsivad rohkem, teised ei küsi, vaid enamasti ikkagi enamus organisatsioonides on see, et ühed teevad rohkem keerukamat tööd, vastutusrikkamat tööd, teised teevad vähem keerukamat tööd ja sellepärast. Ülle, mis arvad? Ülle ei ole nõus. Ülle ei ole nõus. Rahvutab pead seal. Nii, kuulame sind, Ülle. Ja see võib nii olla ja see võib ka nii mitte olla. Et mina arvan, et Eesti raskus on selles või ma ei ütle puudus, aga ikkagi nõrkus ja, et meil ei ole nagu sa Maris ütlesid, et see on nagu Eesti käsitöö, eks ju, et tööandjad maksavad sageli seda palka, mida inimene küsib, mis on tegelikult väga vale, sest et igal tööl organisatsioonis on väärtus. Ja võiks olla nagu mingi konkreetne palgavahemik, et millest lähtudes siis tööandja otsustab uue töötaja palga, aga väga paljudel seda ei ole ja nii kujunebki välja see, et see, kes küsib, saab rohkem. Et see võib täitsa nii olla, et tuleb üks mees, kes küsib rohkem ja tuleb naine, kes küsib vähem sama töö eest. Et on ameteid, kus see on päris hästi tasakaalu, nagu ta tasakaal on paigas. Ütleme, et IT-inimesed üldiselt Eestis teavad, mis nende tööväärtus on ja nii mehed kui naised küsivad sarnast palka, aga nendel erialadel, kus ütleme, et see võib-olla tööle saamise eeldus ei ole erialane kõrgharidus, vot seal on seinast seina. Ja makstakse selle järgi, kuidas küsitakse. No võib-olla see COVID võiks olla üks selleks tõukejõuks, et need palganumbrid hakatakse nagu avalikumalt välja käima. Sellest räägitakse rohkem, selle vastu on suurem huvi ja inimesed on ka teadlikumad võib-olla.
mulle tundub. Ja selle kohta loetakse rohkem, seda uuritakse rohkem. Kas või näiteks järgmisel nädalal on pares, me räägime innovatsioonist soolises palgalõhes, et kas see aitab kaasa palgalõhe kaotamisele või mitte. Ja tutvustame erinevaid tööriistu, mis on välja töötatud selles osas, et organisatsioone aidata analüüsida, kas minu organisatsioonis üldse on palgalõhe. Ma arvan, et seda väga palju täna ei tehta ja organisatsioonid sageli arvavad, aga meil ei ole probleemi. Ja kui sinna tegelikult sisse vaadata, siis selgub, et need organisatsioonid, kes arvavad, et neil ei ole probleemi, neil tegelikult on probleem. Ma kujutaks ette, et praegustes töökuulutustes võiks olla üks olulisemaid sõnu, mis töötajatelt oodatakse, on uuega kaasaminek või innovatsiooni julgus. Kuidas tegelikult on? Ja väga, selles mõttes, et ei sõnastada seda selliselt, et isegi ma täna just mõtlesin selle peale, kui ma siia sõitsin, et see kohanemisoskus, eks ju, see on niivõrd oluline täna, sest muutusi on nii palju ja ellu jäävad, eks ju, need, kes suudavad kiiresti kohaneda, aga seda töökuulutustesse nii ei panda ja nagu ei panda ka seda, et otsime hea pingetaluvusega inimesi. No mõni veel paneb, vaata, aga see on sama, mis sa ütled, et pakume sulle pinget, palun tule tööle, eks ju, et ega väga ei sõnastata enam neid niimoodi, et sellised, võib-olla sellised, no ma ei tea, ma ei hakka ka ütlema, et noortele suunatud töökuulutused, aga mulle tundub, et võib-olla selline pealekasvav segment on avatud sellistele uudsematele sõnastustele, aga pigem on töökuulutused täna üsna klassikalised veel, et ikka see nali, et kui otsitakse inimest, et siis tihtilugu guugeldatakse ja vaadatakse, et mida teised on selle sama ametinimetuse juures siis otsinud ja kuulutanud ja siis võetakse tükid erinevatest kuulutustest ja pannakse kokku. Minu meelest on töökohad üleüldse muutumas, et meil on vaja inimesi, kes oskavad mitmekesiseid ülesandeid täita, et kui mul on ebastabiilne töömaht, siis ma saan teda tõsta ühest töölõigust teise töölõiku. Et tal on mitmekülgsed oskused, et ta ei ole ainult ühe kindla töölõigu peal. Minust selle tuleva põlvega ongi nagu see küsimus, et see, et kui sul on ülikooli diplom, siis see ei pruugi sulle tagada seda, et sa saad hea töökoha. Et meie põlvkond on üles kasvanud niimoodi, et mine siis see kõik diplomid, siis sul on tagatud hea töökoht, aga tänapäeval see ei tähenda midagi enam. Siin on hästi oluline osa tegelikult koolitusel. Koolitus oli samuti midagi, mis muutus ju tegelikult koos pandeemiaga. Me alates kas või algtaseme õppest me kõik pidime hakkama e-õppega kohanema. Kõik pidid koolitama ennast. Ja kõik pidid ennast koolitama. Aga ma arvan, et see on jällegi nagu laiem küsimus. See ei ole ainult tööandja küsimus, kes peab õpetama inimesi töökohal, mida tuleb kindlasti teha. See ei ole ainult haridusasutuste küsimus. See on väga selgelt ka inimeste enda hoiakute küsimus. Ta peab mõtlema ette natukene, et mis oskused mul täna on. Kas neid on vaja ka 5 aasta pärast? Mida ma pean juurde õppima, et ma oleksin tööturul atraktiivne ka 5 aasta pärast? Kuidas tööturg muutub? Et selleks tasub otsa vaadata ja see, millest enne räägiti, et meil on vaja kõrgharidusega spetsialiste. Meil kaovad tegelikult need madalat väärtust loovad töökohad, et milliseid oskusi on siis vaja, kui ma täna täidan lihtsaid ülesandeid, kuhu suunas ma ennast peaksin arendama, et iga inimene peaks mõtlema täna selle peale. No see on see sõnakõlks elukestev õpe, eks ole? No see ei ole, olgu nimetame seda sõnakõlkseks, aga see on, ma arvan, see on hoiaku küsimus hästi palju, et õpe on muutumas, nagu sa enne rääkisid, et 20 aastat tagasi ma õppisin 4 aastat, omandasin diplomi ja peale seda nagu kõik, eks ju, et nüüd ma olen diplomeeritud spetsialist. Andke mulle see töö, on ju? Jah, andke mulle töö, eks ju. Et ma arvan, et õpe on muutunud selles, et ma õpin nüüd 20 aastat järjest, 4 kuud võib-olla, et selline on meie, ma ütleks juba tänapäevaga tulevik kindlasti. Ja, no nende sõnadega ongi paslik siit kokku võtta, et tööturul on oodatud need, kes tahavad olla jätkuvalt uudishimulikult kogu aeg juurde õppida, hästi kenad inimesed, tahavad teiste inimesega koos töötada.